Amen selle kiituse peale. Sellel ajal, kui kõik tundub, et laguneb koost ära, maailmas ei ole mingisugust kindlust, eludes ei ole kindlust, muidugi me kõik elame erinevalt neid asju läbi, aga see kõige kindlam asi ja tol hetkel teha on Jumalat kiita, Jumalat tänada, palvetada. Seepärast oleme julged seda tegema. Kuid teine niisugune hea asi, mida sel ajal teha saab, on ka kuulata Jumala sõna, uurida pühakirja, mida Jumal tahab, et me praegu teeksime. Mis on Jumala tahe meie jaoks, kuidas me elama peaksime ja selleks on ju meil piibel jäetud. Suuresti selleks, et me saaksime aru, mis on Jumala tahtmine, kuidas elu elada. Ja muidugi Jumala sõna on rikas, siin on hästi palju erinevaid teemasid, kuid tänaseks teemaseks on siis veendumused. Missugused oleksid sellised piibellikud veendumused, kuidas tahab, et Jumal me seda eluvaldkonda edasi õigemini välja elame. See küsimus, mis ma alguseks tahan küsida, on see, kui sa vaatad, siis mõtle. Me tunneme hästi palju erinevaid inimesi. Kuid missugused on need inimesed, keda sa kõige rohkem usaldad? Ja keda sa kõige rohkem austad? Ma usun, et need inimesed on need, kellel on selgelt sõnastatud veendumused. Nad nagu täpselt teavad, mida nad usuvad ja nad elavad seda ka välja. Nad on kuidagi heas mõttes kahe jalaga maa peal. Nad ei kõigu, nad on vankumatud. Ja kuidagi inimlikult me tahame sellist kindlust. Ja seepärast me ka usaldame neid, kellel on mingisugune kindlus elus käes. Neid, kellel on kindlad veendumused. Aga see teine küsimus, ma küsin, on see, et kas lihtsalt veendumuste omamine on mingisugune voorus? Meil võivad veendumused olla, me austame neid inimesi, aga kas kõik veendumused on head? Ilmselt mitte. Toon mõned näited. Ma räägin siit kristlikust perspektiivist, siis võtame selle teise äärmuse seal. Näiteks inimene on veendunud ateist. Ta on nagu veendunud selles, kahe jalaga maa peal. Piibel on vale, Jumalat ei ole ja nii edasi. Kas see iseeneses on mingisugune veendumus, kui me räägime kristlikust vaatevinklist? Või siis, et keegi on veendunud seksuaalvabaduse toetaja, tänapäeval. Ja need teemad liiguvad ringi. Veendunud, et see, mida piibel õpetab inimese seksuaalsuse kohta, see on vale. Aga kas see veendumus iseeneses on voorus? Või näiteks postmodernismi omaselt keegi on veendunud, et tõde ei ole. Täiesti veendunud. Ja sa võid teha ükskõik mida. Peaasi, et sa ise tunned, et see oleks õige. Kas see on iseeneses hea? Ja nii edasi, neid näiteid on veelgi. Ja need on äärmuslikud näited, aga ma usun, et need aitavad seda teemat natuke paremini mõtestada. Enne kui ma veel edasi lähen, siis tuleks ka defineerida ära, mis asi see veendumus on. Ja ma vaatasin üles Websteri sõnaraamatust veendumuse definitsiooni. Ja see kõige üldisem definitsioon on järgmine. Et veendumus on tugevalt hoitud arvamus või uskumus. Kõik. See on nagu selge uskumus. Sa oled väga kindlalt milleski kinni hoidmas. Nii et kui me räägime veendunud kristlasest, siis kellega on tegu? Keegi, kes veendunult ja selgelt usub seda, mis piiblis on kirjas. Ja ta mitte lihtsalt intellektuaalselt ei usu seda. Ta hoiab sellest arvamusest nii tugevalt kinni, et see mõjutab ka tema enda elu. Selline oleks siis veendunud kristlane. Veendumus, tugev uskumine, millegi selge teadvustamine ja selle hoidmine. Aga see tänase teema küsimus on see, et kuidas siis elada piibellike veendumuste järgi. Kui ma olen kristlane, kuidas siis elada piibellike veendumuste järgi. Ja siin ma tahangi lugeda piibliteksti Matteuse evangeeliumist. Matteuse evangeelium, peatükk 4, salmid 1-11. Mina isiklikult usun, et see on üks parim näide terves piiblis tugevatest veendumustest. Ja muidugi on siin keskmes Jeesuse isik, kes on meile parimaks eeskujuks. Ma loen siit salmist 1 alates. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg,
siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on. Sinu pärast käsita oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määramatu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Aamen, hea eeskuju. Minule isiklikult meeldib see lugu sellepärast, sest inimlikult me võime järeldada, et Jeesus on siin hästi nõrk. Paneme tähele, ta oli ju kõrbes, ta paastus. Ja kui sa oled näljane, sa oled väsinud, siis on ju lihtne järgi anda kiusatusele ja saada kurjaks ja pahaseks. Nii et Jeesus oli selline, ta oli nõrk, ta oli väsinud, näljane. Ja siis tuleb kiusatus, siis tuleb saatan ta juurde, ütleb, et no näed, hakka nüüd sööma. Sa oled ju näljane. Palju oled paastunud. Ja see patt, või õigemini see kiusatus, mis siit tuli, kui tähelepanelikult lugeda, siis ta ei ole ju otseselt halb. Kas see on halb, kui sa oled paastunud 40 päeva, et sa siis sööd midagi? No mis sellest patust on? Aga Jeesuse jaoks oleks see olnud läbikukkumine, sest Jeesuse elul oli kindel missioon. Ta teadis, kes ta on, mida ta tegema peab, ja see tähendab, et tal ei olnud ruumi alluda saatana korraldustele. Ei saanud. Ja niimoodi seisab Jeesus vastu Jumala sõnaga. See oli esimene kiusatus. Siis tuleb teine kiusatus kohe otsa ja see on raskem. Miks? Sest et ka kurat tunneb pühakirja. Üks koolivend ütleb ka, et me võime piiblit tunda küll, aga kurat teab piiblit paremini kui me kõik. Nii et lihtsalt selle teadmine ei tule meile teinekord kasuks. Seda tuleb osata ka õigesti rakendada. Nii et kurat kasutab ka pühakirja, aga ta väänab seda enda kasuks. Kuid Jeesus loomulikult tunneb Jumala sõna, Jumala tahet ja oskab vastu seista ka sellele kiusatusele. Nii et Jeesus on ka siin ustav Jumalale. Ta ei anna maad kuradile, ta on ustav oma missioonile. Ta järgib Jumala tahet. Ja siis on viimane kiusatus. Ilmselt vist kõige raskem neist kõigist. Kogu aeg keeratakse natuke seda vinti peale. Hakkab sellest, et ta on nõrk, hakka sööma. Läheb edasi ja nüüd tuleb see kolmas. Saad kõik maailma kuningriigid. Kõik on siin. Kurat ütleb, need on minu anda. Lihtsalt kummarda ja sa saad selle kõik kohe enda kätte. Ja huvitav on see, et kas Jeesus mitte ei saagi lõpuks kõiki kuningriike enda kätte? Ta on ju õiguslik kuningas, valitseja. Ja meie, kes me tunneme seda piibli lugu laiemalt, me ju teame, et kui Jeesus sureb ristil, tõuseb surnuist, siis ta tõstetakse kõrgemast, Jumala paremale käele, öeldakse, et kõik autoriteet on talle antud, kõik kuningriigid kuuluvad talle, puht õiguslikult, ta on kuningas. Kas siis see, mida saatan pakub siin, pole mitte see, mida Jeesus saama peab? Ja see patt, see kiusatus siin, kolmandas kiusatuses, see sarnaneb oma olemuselt ka Eedeniaia kiusatusega. Eedeniaia loos tuli ju ka saatan eksitama inimest ja ütleb, et näed seda puud. Kas Jumal on tõesti öelnud, et sa ei tohi sellest süüa? Võta. Ja su silmad lähevad lahti. Ja muidugi ma ei saa pikemalt laskuda selle loo seletusse seal, aga see üldine arusaam seisnes Eedeniaia loos selles, et mitte see elupuu, või õigemini see hea ja kurja tundmise puu iseeneses ei olnud halb. Teadmine on hea,
laialt piiris me näeme seda, aga see, kuidas me sellest teadmisest osa saame, see, kuidas me võtame seda, selles on küsimus. Ja Eedene ja patt ei seisnud mitte selles, et inimene lihtsalt võttis mingi suvalise vilja, vaid et ta astus üle Jumala korraldusest. Näiteks üks selline juutlik tõlgendus sellele loole on selline, et inimene pidi kasvama, pidi usaldama Jumalat järk-järgult ja ühel hetkel võis Jumal öelda, et nii, nüüd sa oled valmis, võid võtta. Ja siin on Jeesuse elul sarnane olukord. Jeesusele kuuluvad kõik kuningriigid, ühel hetkel saab need, aga mitte kohe. Kuid saatan pakub kiirteed. Põhimõtteliselt saatan ütleb, et Jumal annab sulle mingisuguse X-variandi. Ta ütleb, et näed, tee seda, vaata, see on Jumala tee, aga näed, mul on siin teine tee. Ma saan kiiremini sulle neid asju pakkuda. Sa saad kiiremini kooli lõpetatud, sa võid kiiremini endale abigaas äkki leida, sa võid kiiremini kõhu täis saada, sa võid kiiremini naudingut saada, mul on siin parem tee, tule võtta sellest kinni. See on see kiusatus siin. Aga Jeesus ei anna alla. Ta järgib ikkagi isa tahet. Mis on see ühisosa nendes kolmes kiusatuses? Mida Jeesus siin tegi? Kõigil 3 korral. Ta ei kaldunud Jumala tahtest kõrvale ja ta ei loobunud Jumala usaldamisest. Ta hoidis Jumalale ligidale. Ja siit me saame kohe rakenduse, et kui meie enda eludes on selged piibellikud veendumused ja me ka reaalselt elame nende järgi, siis me võime kindlad olla, et me ei kaldu Jumala tahtest kõrvale. Ja me saame ka Jumalat usaldada. Ja see teine rakendus on selline, et kui me teeme seda, siis see ei tähenda, et elu on lihtne. Vahel võib olla valus, sest et inimlikult need asjad, mida siin Jeesus läbi koges, need võisid valusad olla. See võis raske olla. Kuid Jeesus teab seda suurt pilti, ta vaatas kaugemale. Ta teadis oma missiooni, Jumal oli tal läkitanud ja vahet pole, mis siin vahepeal tal vastu tuleb. Eesmärk on seal, ma unustan selle kõrval ära, ma lähen sinna. Ma usun, et me peaksime sama tegema. Jeesus on meie elule parim näide eeskuju, kuid oleme nüüd ausad ka. Meie sees on see väikene killuke, mis tahab natuke vastu vaielda. Me ju tahame öelda, et jah, Jeesus on see hea eeskuju ja tore, aga ta oli Jumala poeg, mina ei ole selliselt Jumala poeg. Järelikult, siis me tahame öelda siin, et järelikult ma ei saa kõike seda teha, mida Jeesus tegi. Ma ei nõustu selle väitega, aga ma saan sellest sisust aru. Ma olen seda kogenud, suhtlenud inimestega ja nii edasi. Ja seepärast ma olen toonud ka mõned teised näited piiblist. Näiteks Danieli raamatus on 2 lugu, mis illustreerivad väga tugevat usaldamist, kuidas inimesed usaldavad Jumalat selgete usuliste veendumustega. Üks lugu on sellest, kuidas 3 meest visati tulisesse ahju. Valik on see, et kas sa kummardad kuningat või sured. Kummardad kuningat või sured. 3 meest ütlevad, Iisraeli mehed, me ei saa kuningat kummardada, me ei ole mustavad Jahvele, Jumal võib meid päästa, aga isegi kui ta ei päästa, siis me ei kummarda kuningat, me oleme ustavaks Jumalale. Ja teine lugu Danielist lõviaugus sarnase ideega, kas kummardad kuningat, kas usaldad esmalt kuningat või usaldad oma Jumalat siis. Ja Daniel ütleb, et mina usaldan Iisraeli Jumalat. Ja sellepärast ta visati lõvidauku. Ja üks näide on ka Joosuast. Joosua raamatu peategelane Joosua ise. Ta on ka minu meelest meile ilusaks eeskujuks. Joosua oli see, kes siis aitas vallutada Kaananimaa, see, kuhu Iisrael minema pidi, see on see maa, mis pidi Iisraelile kuuluma. Ja enda elu lõpul ütleb Joosua Iisraeli rahvale need sõnad ja ma loeksin need ette. Joosua raamat, peatükk 24, salm 15. Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige endile täna, keda te tahate teenida. Kas neid jumalaid, keda teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid, kelle maal te elate. Ja pange nüüd tähele. Aga mina ja mu pere, meie teenime Issandat. Minu meelest see on üks mehe ütlus. Tee, mis tahad, mina jään Jumalale ustavaks. Punkt.
las see maailm läheb sinna suunda, kus ta läheb. Mina jään Jumalale ustavaks. Las see riik võtab vastu, mis seadusi ta tahab. Mina järgin Jeesust. Punkt. Selline veendumus peaks meil kõigil olema. Selline veendumus oli Joosual. Seal tulis ahju loosmehed jäid ustavaks Jumalale. Ja sellepärast nad visati ahju. Aga Jumal päästis nad. Ja Daniel oli sarnaselt. Daniel ei teinud kompromissi, ta ütles, et mina usaldan oma Jumalat. Ma kummardan teda. Ja sellepärast ta visati lõvide sekka. Kuid Jumal päästis ka tema. Need on mõned näited. Nüüd ka natukene sellist praktilist poolt. Et kuidas me saaksime tänapäeval kinni hoida veendumustest. Või et mis veendumusi siis üldse kinni hoidma peaks. Veendumus on väga üldine sõna. Ma olen siin üldistavalt sõnastanud sellise kristlase kõige kesksema veendumuse. Kui keegi soovib, ta võib selle kas kirja panna või ma ei tea, scrolli tagasi, kuule järgi. Paneme tähele. See on minu arvamus, aga ma usun, et see on piibellik. See on üks lause. Jeesus Kristus on issand ja Jumal ning ma loodan täielikult ainult tema peale oma elus ja minu soov on teda järgida ja teda teenida. See peaks olema meie elu tsentraalne veendumus. Jeesus on issand Jumal ja mina tahan teda järgida. Ja kõik muu peaks sealt välja kasvama. Mida see tähendab siis, kui meil see elus see veendumus on? Mida see praktiliselt tähendab? Toome need näited. Esiteks see tähendab seda, et sa ei hakka enda usulisse mõtlemisse kaasa tooma budistlikke ideid või muid selliseid usulisi praktikaid või sekulaarseid teooriaid ja nii edasi. Tänapäeval on see ju kombeks. Mingisugune näide. Inimene ütleb, et ta järgib Jeesust, aga ta järgib ainult Jeesuse moraalseid õpetusi kõik. Jeesus oli tore õpetaja ja mulle meeldib see, mis ta õpetas, moraalses mõistes. See ei ole korralik veendumus. Või teine. Ma olen kristlane, aga ma teen joogat ja siis ma mediteerin päikse poole, ammutan sealt neid tšakrasid. Ja idamaised tarkused on ju ägedad ja ma praktiseerin neid. See ei ole kristlik veendumus. Veel üks näide. Näiteks ütled, et jah, ma olen küll kristlane, ma käin koguduse, ma usun Jumalasse, aga ma igaks juhuks kannan omal taskus ka neid raha õnne kristalle. Äkki Jumal ei varusta, äkki Jumal ei juhata, vähemalt mul on siis need rahakristallid taskus. Need ju ikka toovad seda universumi energiat minusse, mis toob ka raha sisse. Ma ei tea, mismoodi see küll toimib, kas sinust saab mingisugune rahamagnet või kuidas sa paberit magnetina tõmbad või võib-olla münte tõmbad magnetina, ei tea. Ja viimane näide veel. Näiteks sa ütled, et sa armastad Jeesust, ta on sind päästnud, ta on sinu lunastaja, aga sa naudid kahetsemata narkootikumidega pidutsemist, ühesuhteid ja pornograafiaid. Ja sinu õigustus on, et aga ma käin ju kord nädalas kirikus. See näitab, et see veendumus, et Jeesus on issand, ei ole sind muutnud. See väide, et Jeesus on issand, peaks olema kõige alus. Ja kui see on sinu elus alus, siis küsi, kuidas peaks see minu elu muutma? Kuidas peaks see minu elu erinevaid valdkondi mõjutama? Kui minu veendumus on, et Jeesus on issand, ta on valitseja, ta on Jumal, ta on lunastaja, ta on päris, ta on reaalne isik, ta elab. Mis siis juhtuma peaks? Missugused peaksid välja nägema erinevad suhted minu elus teiste inimestega, töökaaslastega? Mismoodi peaksin ma näiteks mõtlema inimese bioloogiast, inimese seksuaalsusest, kui Jeesus on Jumal? Või kui Jeesus on sinu kõik kõiges, siis mismoodi peaks välja nägema sinu pereelu? Või kui sa kummardad issandat Jeesust, siis mismoodi peaks mõtlema haridusest? Mismoodi peaks mõtlema karjäärist, koolist? Kui Jeesus on esikohal, siis millest peaks loobuma? Kas on mingeid asju elus, mis tuleks sirgelt ära lõigata? Vaatama selle otsa ja ütlema, et see on vale. Või kui Jeesus on issand, siis kuhu peaks elus need piirid tõmbama? Kus on need piirid, kus ma ütlen, et siit ma üle astuda ei saa? Isegi siis, kui minu tutvusringkond läheb, kui minu perekond läheb, siis mina ei saa sinna minna. Ja ma tean väga hästi, et see ei ole lihtne. Me oleme ikkagi ekslikud inimesed. Lihtsam on massiga kaasa minna.
aga ma usun, et kui me hoiame Jeesuse poole, siis on võimalik irduda sellest massist ja olla koos Jeesusega. Meie elus on ka erinevaid nõrkusi, erinevad kiusatused, erinevad patud, nõnda nagu ka Jeesuse ette tulid kiusatused, siis oleme meie inimesed, kellel on ka enda kiusatused ja omad nõrkused. Väga tavaline, et tänapäeva meeste puhul üks suurimaid patukiusatusi on pornograafia ja kiired seksuaalnaudingud. See on väga tavaline. On inimesi, kes maadlevad siiralt alkoholisõltuvusega. No lihtsalt on raske. See on tänapäeval tavaline, koguduses. On neid, kes maadlevad raha ahnuse käes. Piibel ütleb selle kohta ka mammona armastamine. Armastad Jeesust, vähemalt ütledes seda teed, kuid ikka peab mõtlema, et mul peab olema rohkem raha, mul peab olema rohkem raha, kus ma saan kokku hoida, kus ma saan teenida juurde, kus ma saan. See on raha ahnus. Ei suuda rahul olla sellega, mis on. Ja siis on ka neid, kes pole mitte kunagi enda välimusega rahul. Ma toon just sellised tänapäevased näited. Vaatad peeglisse ja on jälle häda. Hambal on liiga suur vahe. Juuksed pole piisavalt mustad. Pole piisavalt blondid. Silmad pole piisavalt sinised. Huuled pole piisavalt punased. Põsed on jälle liiga suured. Jälle 2 kortsu on otsaisised. No kulmud on jälle liiga laiad. Ja see on ainult nägu, siis vaatad allapoole. No puusad on liiga laiad. Võiks ikka natuke kitsamad olla. Teine sojub, et tal on õlad liiga laiad. Vaatad, et ma olen liiga lühike, liiga paks, mis iganes. Kunagi pole välimusega rahul. See võib muutuda samamoodi ebajumalaks. Kuid kui Jeesus on elus esikohal, kas siis peaks nii pingsalt vaatama enda peale? Äkki peaks vaatama rohkem teiste peale ja küsima, kuidas ma saan teisi armastada? Ja muidugi see nimekiri on lõputu nendest nõrkustest, nendest kiusatustest, mis inimeste elus on. Me oleme kõik erinevad. Igaüks meist saab öelda, et jah, minul on nõrkusi sellega, teine ütleb, et tal on nõrkusi sellega ja nii edasi. Mingis mõttes võiks öelda, et need asjad jäävad kogu eluks. Aga ma usun, piiblit lugedes, et isegi kui need nõrkused on meie eludes, siis meil on ikkagi võimalik elada vabaduses. Ja see läheb sinna algusesse tagasi. See tsentraalne küsimus, millele tegelikult igaüks meist peab mingisugune vastus andma, kristlane või mitte, me kõik peame vastama küsimusele, et kes on Jeesus sinu jaoks? C.S. Lewis sõnastas selle hästi. Kui me seisame silmitsi Jeesus isikuga, siis tuleb mingisugune valik teha. Ja on 3 loogilist valikut. Ta oli kas peast sogane, mingi idioot, vaimuhaige, sest inimene, kes ütleb, et mina olen Messias, mina olen Jumal, see on keegi, kes on peast soe, kui ta tegelikult seda ka ei ole. Ta võis kas valetada, sest inimene, kes ei ole Jumal, aga ta ütleb, et ta on, ja ta teeb seda teadlikult, siis järelikult ta valetab, mis tähendab, et ta ei saa olla üdini hea, mis tähendab, et ta ei saa olla see, kes viib täide need Vana Testamendi ootused. Aga kui Jeesus rääkis tõtt, siis ta on Jumal. Ta on see, kes oli enne maailma rajamist. Ta on see, kes praegu troonil valitseb. Ta on see, kes suri inimkonna patu pärast. Ta on see, kes tõusis surnuist. Ja ta on see, kes ka kord kõigi üle kohut mõistab. Kes on Jeesus sinu jaoks? Kas sa tahad tõeliselt armastada Jeesust ja järgida ainult teda? Ja ma usun, et kui sa ütled selgelt sellele küsimusele jah, sa ütled jah, mina armastan Jeesust. Ta on minu Jumal, ta on minu issand. Siis ma olen enam kui kindel, et sa näed ka neid nõrkusi enda elus. Need kiusatused, need patud. Ja sa ei hakka neid õigustama. Sa saad selgelt selle asja peale vaadata ja öelda, et see on vale. Ja ma võitlen ja ma tahan sellest asjast lahti saada. Mis iganes asi see on? Sest sa tahad armastada ja järgida Jeesust. Aga see lõpu julgustus seisneb selles, et Jumal ei oota meie käest perfektset käitumist. Muidugi me tahame olla kindlate veendumustega, me tahame olla 2 jalaga maa peal, öelda, et isegi kui terve maailm läheb selles suunas, siis mina ei triivi üldse kõrvale, mina ei salga kunagi. Ja siis tuleb raske olukord ja siis me oleme nagu Peetrused 3 korda salgama. Aga Peetrus sai andeks,
kuigi ta salgas Jeesust. Jumal on armuline, Jumal on armastav, ta ei oota meie moraalset perfektsust. Ja kui mina isiklikult selle peale mõtlen, see, et Jumal on nii armuline. Ta vaatab inimese peale, ta vaatab minu peale, ta teab täpselt, mida ma olen oma elus valesti teinud. Ta teab minu nõrkusi, neid suuri nõrkusi, neid väikseid nõrkusi, ta teab seda kõike. Ta teab minu mõttemaailma rohkem, kui mina seda tean. Ja ta vaatab minu peale ja ütleb, et ma armastan sind. See on midagi, mis paneb tööle. See ei saa külmaks jätta. On hetki, kus me oleme leigemad, jah muidugi, aga see ei saa üdini külmaks jätta. See teadmine, et Jumal vaatab sinu halbadest asjadest mööda ja ta ütleb, et ma näen sind, ma tahan sind, ma armastan sind. Ma surin sinu eest. Me kõik teeme suuri vigusi. Nagu ma ütlesin, Peetrus tegi suuri vigusi. Taavet tegi suuri vigu. Ta rikkus abielu. Ta on mõrvas süüdi. Jünger Toomas, me ei ütle tema kohta just väga julgustavalt, kahtlev Toomas. Ta kahtles, Jeesus on tal nina ees. Ma pean ikka kindel olema. Ja neid näiteid on veelgi. Aga nende kõigiga on Jumal olnud armuline. Jumal teab, et me oleme nõrgad, aga Jumal ise on armuline. Ja sellepärast ta saatiski Jeesuse surema meie eest ja tõusma surnust, et meie saaksime ka elule, et meie saaksime Jeesuse elu õiguse. Ja nüüd Jumal ootab ainult ühte. Ta ootab, et me lihtsalt hoiaksime tema poole. Hoiame Jumala poole. Kui sa vaatad seda siin praegu, sul on raske, sa oled üksinda, sa oled karantiinis, sa oled isolatsioonis, sa ei tea, mis homsest saab, pandeemik, mis iganes on üle maailma. Hoia Jumala poole. Tunnista teda issandaks. Võtta Jeesus vastu, hoia temast kinni. Ära mõtle selle peale, et ma pean ju siis olema nii tubli inimene, ma pean kõiki armastama. Mingis mõttes jah, aga see ei tee sind Jumalale meelepäraseks, et sa kuidagi oled armastavam või et sa oled tublim inimene. Hoia Jumala poole, usalda teda ja lase Jumalal kõik muu paika loosutada. Kas sa teed seda? Kui jah, siis me saame ühes asjas kindlad olla. Jumal kannab meid lõpuni välja. Ta kannab läbi head aegade ja ta kannab ka läbi halbad aegade. Aga ta kannab meid lõpuni välja. Aamen. Ma palvetan. Ja Taevine, sa me täname, et sa oled olnud pikameelne. Sa oled näinud meie eksimusi, meie läbikukkumisi. Aga sa vaatad sellest kõigest mööda. Ja sa ikkagi hoolid meist. Ja see tunnistus sellest seisneb selles, et Jeesus suri meie eest. Ja me tunnistame, et ka see on midagi, mis meie eludes paremal juhul mõjub poolikult. Sest me igaüks näeme, et meie elus on palju kohti, mis vajaksid parandamist. Meie südames on kohti, mis vajavad uuendamist. Meil on palju, millest meelt parandada. Aga me teame, et kõik algab sellest, kui me lihtsalt tunnistame sind Jumalaks ja tahame sinu poole hoida. Ja seepärast me palume, et sa ka muudaksid meid järk-järgult, vormiksid meid sammhaaval. Ära jätta seda tööd pooleli. Aita meil sind lõpuni usaldada. Julgusta, tõsta üles, kaitse. Kingige seda selget usulist veendumust. Hoida sinust kinni. Hoida sinu poole. Ükskõik, mis juhtub maailmas, me tahame hoida sinu poole. Me palume sinu käest seda jõudu, seda abi. Aamen.